Toomas Pauri autorisaade. Tere, head Kagu Raadio kuulajad ja YouTube'i vaatajad. Algamas on Toomas Pauri autorisaade ja minu tänaseks saatekülaliseks on Kalju Tamme. Sina oled siis ülikooli õppejõud või? Ei, ma olen doktorant ikka veel. Doktorant ikka veel? Jah. No sel aastal kaitsed ära? Ei kaitse. Ei kaitse, no jah, sa teed põhjalikult. Et me sinuga alustame ja esimene küsimus on, et börsihind lõi kuidagi hinge kinni meil kõigil, sest tuulikud ei liigu, sest pole tuult ja päikesepatareid on endiselt lume all. Mis sa ütled? Tuleb asjadest rääkida nii, nagu need on ja reaalsus on see, et see elektri hind, arved, mis inimesed said veebruarikuus, jaanuarikuu eest, need on puhtalt rohepopulismi tulemus. Ja rohepopulismi alla lähevad ka tuulikud. Et küsimus, probleem ei seisni isegi ainult selles, et tuulikud seisavad. Probleem on selles, et tuulikud rikuvad ära meie baasvõimsuste töötamise. Nimelt põlevkivijaamad on soojuselektrimasinad ja nagu igaüks teab, et kui ta läheb ja sõidab autoga linnas, siis linnas on kütusekulu tunduvalt kõrgem kui maantee peal sõites 100 kilomeetri kohta. Ja see tuleneb sellest, et soojusmasinal, olgu see siis sisepõlemismootor või lihtsalt suur katel, on juba optimaalne töörežiim. See turg nii-öelda käitub vastavalt tuulest, rikub ära nende masinate optimaalse töörežiimi. Ehk siis kui põlevkivijaam tahaks kogu aeg töötada ligikaudu oma nominaalvõimsusel ja selle tööle panek on kallis ja seisma jätmine on kallid, seetõttu nad ei saa töötada kogu aeg nominaalvõimsusel. See on täpselt sama, nagu sa sõidad foori juurde, jätad auto seisma ja siis hakkad uuesti kiirendama. Muud ka aeglustad ja kiirendad. Sedasi läheb kütusekulu üles ja sedasi läheb ka täpselt põlevkivi elektrist toodetud hind üles esiteks. Teine asi loomulikult on see, et kui lihtsalt tuult ei ole ja juhitamatud võimsused ei tööta, siis tuleb ka hakata lihtsalt kuskilt tagavara võimsustest istustama, mis on iseenesest juba lootusetult kallis. Ja kolmas asi, mis jällegi on see, et Eesti riik soojuselektrijaamade kirjutab juurde CO2 koodi hinna, mida tegelikult ei peaks tegema ega tohikski teha, sest CO2 kvoote eraldatakse ka tasuta riigile mingis koguses ja need ongi mõeldud nii-öelda baasvajaduste katmiseks ehk siis elektri tootmiseks. Aga Eesti riik lihtsalt tuimalt parseldab need maha. Ehk siis, kui me kasutame nüüd Jürgen Ligi enda numbreid, siis Jürgen Ligi ise mainis, et põlevkivi elektri hind oli 180 eurot megavatt-tunni kohta ja tuulikul oli 130. Aga jaanuaris oli CO2 põlevkivi või CO2 kvoodi hind oli 80. Nii, kui sa võtaksid sellest 180-st selle 80 maha, sa saaksid kohe, et põlevkivi toodangu hind oli 100 ja kui sa nüüd võtad sealt käibemaksu ka selle 80 peast veel maha, siis sa saaksid, et põlevkivi hind oli tegelikult 80 ja kui sa võtaksid sealt veel selle maha, et põlevkivijaamad tootavad ebaefektiivsel režiimil, sa saaksid, et põlevkivijaama elektri hind oli tegelikult umbes 60. Ehk siis põlevkivijaama elektri hind on iseenesest juba pooled madalam kui see, mida tuulik suudab pakkuda. Ja seda juttu tegelikult kinnitasid ka põlevkivi või Eesti Energia juhid, et nad saaksid sedasi toota, aga nad ei või. Ehk siis see kõik on lihtsalt rohepopulismi ehk tuulikute tõttu kokku keeratud jama ja inimesed maksavad seda oma taskust väga valusalt kinni. No ma olen juba mitme mehe jutust aru saanud, et see rohe liikumine on üks mõttetu tegevus, keegi lüpsab lihtsalt riigilt raha välja. Jah, põhimõtteliselt see nii ongi, et mis selle nagu esimene eesmärk on, kas mingid ärimehed riigilt raha välja lüpsmas või ongi poliitikud, kes tahavad noori maailmaparandajaid ära lollitada ja ennast valima saada, seda ma täpselt ei öelda, sest populismi taga on üldiselt selline asi, et reklaamitakse nagu midagi väga lihtsat, head, toredat, aga tegelikult asju nagu läbi ei mõelda, läbi ei proovita. Ja tuulikud ongi täpselt selline asi ja kogu see Euroopa rohepopulism ongi täpselt seesama, et lihtsalt inimeste lollitamine. Aga kui palju meil neid tuulikuid on? Üks hommik ma kuulasin Eesti televisioonis, riigitelevisioonis, kus asjamees rääkis, et peaks neid tuulikuid rohkem olema, aga näed, inimesed on vastu
ja segavad, ei saa üldse asjast aru, et kas neid tuulikuid on palju aga ma küsiks, et palju neid arvuliselt on, tead sa või? Nii maal kui merel? Merel minu teda ei olegi, aga nii-öelda postide arvu ma ei tea, küll aga ma tean, palju võimsust on. Ja vastus sellele küsimusele, kas neid on palju või vähe, on lihtne, neid on liiga palju. Juba praegu on neid liiga palju. Tema tahtis juurde veel teha? Jah, ja absurdne jutt. Praegu on Eestisse rajatud umbes 700 megavatti võimsuses tuuleenergiat. Ja see siis tähendabki seda, et valdav enamus ajast need baasvõimsused ei saa töötada sellepärast, et need tuulikud rikuvad ära nii-öelda selle turu. Ehk siis tuleb aru saada, et baasvõimsused ei suuda kiiresti reageerida elektrituru muutustele. Et kui sul on näiteks 1000 megavatti baasvõimsust, mis suudaksid sulle ilusti selle 60 euroga megavatt-tunni pakkuda ja neid siis sisse välja hakatakse lülitama sellepärast, et kord on tuult, kord ei ole tuult, siis nad ei saa töötada nii, nagu nad peaksid töötama. Ja see näitabki seda, et juba praegu on tuulikute osakaal, tuuleenergia osakaal liiga suur ja rikub baasvõimsused ära. Teine asi on see, et ainuke võimalus, kuidas tuuleenergiat saaks kasutada, on see, et meil oleks vastav kogus 24 tunni pikkust salvestust vähemalt. Sest energia tarbimine on ööpäevase kindla siukse mustriga, et on 2 piiki või 2 nagu tippu, üks on hommikune tipp ja teine on tööpäeva lõpus olev tipp, siis tavaliselt energia tarbimine kasvab ja ülejäänud ajad on niisugune madalam. Need baasvõimsused suudavad ilusti ära katta kogu selle madalama aja. Ehk siis umbes, 18 tundi ööpäevas. Aga see 6 tundi, see siis oleks nii-öelda see, kuhu kohta oleks üldse võimalik rakendada seda tuuliku energiat. Aga seda saaks rakendada ainult siis, kui meil oleks võimalik seda tuuliku energiat salvestada kuni 24 tunni vältel, aga seda ei ole. Ehk siis selle energiaga ei ole praegu mitte midagi peale hakata lihtsalt. Me ei saa seda salvestada, me ei saa seda rakendada tol hetkel, kui meil seda vaja rakendada. Ehk siis see ongi, see on mürk elektrivõrgule viisakalt öeldes. Minu hinnangul Eesti saaks tarbida võib-olla 200-300 megavatti maksimaalselt juhitamatut energiat. Juhul kui meil oleks siis umbes 6000 megavatt-tundi salvestusvõimsust, aga sihukest asja meil ei ole. Pole liigi lähedalegi, meil on võib-olla paar sada ainult. Ehk siis igasugune jutt sellest, et tuulikuid veel juurde, see on absurd. Ja mis sellega veel kaasneb selle juurde tulekuga, on veel see, et juba praegu sel hetkel, kui tuult on, tuulikud lükatakse välja sellepärast, et nad rikuvad selle pakkumise või turu nii ära, et nad lükkavad energia hinna nulli. Ja nulli energia hinnaga pole mõtet tuulikut kulutada. Ja juba eelmine aasta oli näha artikleid, kus tuulega ajal pandi lihtsalt tuulikud seisma sellepärast, et ei saadud müüa nullhinnaga. Näitab seda, et võrk ja turg on mitte lihtsalt üleküllastunud, vaid totaalselt üleküllastunud juba selle 700 megavatiga. Ja kui sinna juurde veel suvel päike tuleb, mida on 1200 megavatti, siis ei ole mitte millestki rääkida. See juhitamatu on nii jõhkralt üledimensioneeritud juba. Selle kusjuures viitab ka see, et alles hiljuti lugesin Eesti ühe suurima pakkusalvestaja intervjuud, kus inimene räägib, firma juht räägib, et ta alustas päikespaneelide tootmisega, aga siis ta nägi, et akusalvestus on hoopis nagu puudulikum ja see akusalvestusfirma juht ise ütleb, et Eesti võrk on vaja korda teha. Konkreetselt inimene, kes on ise sealt samast sektorist pärit, ütleb, et võrk on vaja korda teha. Et tuulikutega rikuti nüüd ära, päikesepaneelidega rikuti nüüd ära ja nüüd on vaja salvestusega korda teha. Aga probleem on selles, et seda salvestust on nii üüratud koguses juurde vaja, et praegu pole selle juhitamatudega mitte midagi teha. Et ma sain sinu jutust aru, et tuulikuid, mis on väga kallid, kui palju nad maksavad, ei ole mitte ühtegi enam juurde vaja. Ei, neid tuleb hakata kinni panema. Ja meest räägib Eesti vitsioonis Kaia lugu ja on inimesed, kes on vastu.
no peabki olema vastu, aga ma ei kuulnud, et oleks televisioonis esinenud keegi, jah, nagu sina. Kas sind on televisiooni kutsutud rääkima, kes oled professionaal? Ei, Eesti peavool kardab mind nagu tuld. Sa saad ainult Kaguraadiost rääkida. Et palju see üks tuulik maksab, kui hakata teda otsast lõpuni ehitama? No jupid pidi tulema Hiinast, on see õige või? Jah, suuresti küll. Selle tuuliku hinnaga on veel omakorda natuke nalju, et maismaa tuuliku rajamishind on umbes 1,5 miljonit megavatti kohta. Noh, see tähendab umbes 10 miljonit tuuliku kohta. Need on täiesti teada, vabalt kättesaadavad andmed ja selle kinnituseks võib ka seda öelda näiteks, et see Eesti suurim tuulepark, see Sopi-Tootsi, selle hinnaks kujunes 350 miljonit ja seal on umbes 300 megavatti võiv. Jah, seal on umbes 300 megavatti või natuke alla on see tootmisvõimsus ja seal oli 350 või midagi taolist miljonit hinnaks. Ehk siis ongi umbes megavatti hind on umbes miljon. Ja siis Eestis samal ajal räätakse üks absurdset juttu, et Sopi-Tootsi utiliseerimine läheb tulevikus maksma meile 5 miljonit. Reaalsus on see, et see utiliseerimine läheb maksma umbes 10% rajamishinnast. Ehk siis kui Sopi-Tootsi pandi püsti vähemalt 350 miljoniga, siis see utiliseerimine ei saa olema mitte 5 miljonit, vaid 35 miljonit. Ja see kõik jääb tulevikus kohalikud omavalitsuste kanda. Aga see oleks heal juhul, sest 20 aasta pärast on inflatsioon viinud selle hinna tegelikult umbes 73 miljoni peale. Et, need on need numbrid, millest me räägime, et me hakkame seda lollust pärast poole siis likvideerima ja see läheb riigile maksma 70 miljonit. Ma kuulen sinu juttu ja mõtlen, et me elame väikses Eesti riigis, kus elab 1,3 miljonit ja 45 000 ruutkilomeetrit suur ja me räägime ise endale vastu, et mitte oma rahvast teenida, vaid ma ei tea, keda teenida, et sellist rumalat juttu ajada, mida sa siin praegust ümber lükkad. Ma saan aru, et inimene, kes minu juttu praegu kuulab, ei pruugi mind uskuma jääda, sest see jutt tundub nagu nii absurdne võrreldes sellega, mida nad valdavalt peavoolumeedias saavad. See tundub nagu tõesti nagu nii absurdne ja nii risti vastupidine. Paraku probleem ongi selles, et täpselt nii absurdne see käitumine ongi. Et see on täiesti ebaloogiline. Iga natukenegi ausam energeetik kinnitab mu juttu. Näiteks Arvi Hamburg ütleb täpselt sama juttu räägib. Iga inimene, kes natukene viitsib tuulikute kohta ise uurida, leiab täpselt need samad numbrid üles. Iga üks, kes teab, mis asi on päevane tarbimismuutus, teab, mida ma räägin, kinnitab seda, et on ööpäevane kõikumine. Kes teab, mis asi on baasvajadus, mis asi on juhitamatu, saab jälle aru, et mille pärast need tuulikud rikuvad ära baasvajaduste tootmise või baastootmise võimekuse. Et see lihtsalt on niimoodi. Iga üks, kes natuke koolis on füüsikat õppinud, suudab ise välja arvutada need kogused energiasalvestust, mida oleks vaja selleks, et seda jaburdust nagu mingilgi määral stabiilseks muuta ja saab aru, et seda ei ole olemas, sest kui me räägiksime hüdrosalvestistest näiteks, siis me räägiksime 3-4 võrdsjärve suurusest hüdrosalvestist selleks, et Eesti nädala energia vajadus ära salvestada. See on lihtsalt, need on lihtsalt füüsikalised faktid, mida ei ole võimalik ümber lükata. Et kui tuleb mingi, ma ei tea, tuuliku ärimees ja ütleb, et vot nii ja naa ja nii ja naa, ja kui teadles panna need füüsikalised faktid ette lihtsalt, siis on köki-möki ja hakkab lihtsalt mingit, ma ei tea, oma arvamust avaldama. Aga arvamus ja füüsikaline fakt ei ole nagu võrdväärsed asjad, et nii on lihtsalt. Ma kuulasin ja mõtlesin, et mees saab, minu arvates, kes ma olen sellest nii kaugel nagu kuu maast ja sain ka aru, et see on jura jutt, mis ta ajab, aga reporter nii õnnelik veel ja muudkui küsib, et on nii palju lolli, kes ei lase siis riigil teha seda, mida nad tahavad. Ühtegi tuulikut ei enam vaja, sain mina aru. Sinu jutus. Nüüd on juba tuulikute kogus on ületatud, meil on vaja tuulikut hakata maha võtma. Mitte meil ei ole juurde vaja, küsimus oli selles, meil on vaja reaalselt hakata neid maha võtma, sest nad rikuvad meil võrgu ära. Ja kui seda maha võtma ei hakata,
kui seda ebastabiilsust jätta võrku nii palju sisse, nagu praegu on, siis lõpeb samamoodi nagu Hispaanial, üks hetk on meil tuled kustus ja laibad taga. Võt. Aga lähme edasi, veel nüüd ma vaatasin, tänagi sõitsin mööda, kus neid käisin, vaatasin, kus on palju päikesepatareid ja kõik on lumel, keegi pole neid maha tõmmanud ja päikeselt läbi ei lähe, sest lumi on päris paks. Kui ma võiksin näiteks, vabandust, ma segaks korra tegelikult vahele, ma tahaks lihtsalt sulle sihukese asja praegu mõtlemiseks anda, et ütleme, et on jaanuarikuu, sihuke -25 kraadi külma öösel või midagi. On sisse lülitatud, on põlevkivijaamad, nemad katavad ära voolu, järsku tuleb suurem tuuleiil ja millegi pärast hakkavad tuulikud tööle, siis juhtub see, et on võrgus ülepinge, täpselt sama juhtus Hispaanias, selle peale tuleb jaamade kokku kukkumine ja on terve Eesti pime. Mis sa arvad, mitu laipa oleks terve Eesti peale taga selle peale? No ma arvan 100. No kas 100, ma ei tea, aga neid laipa oleks kindlasti. Ja see reaalne asi, mis võib juhtuda, Hispaanias ei olnud -20 kraadi külma, aga ma ütlen, et Eestis võib see juhtuda niimoodi, et meil ongi põlevkivijaamad pannakse tööle või tagavarajaamad pannakse tööle, nemad katavad vajaduse ära, järsku tuleb see tuuleparkide tööle hakkamisšokk tuleb sisse ja see lükkabki võrgu sageduse lükkab ülesse, selle peale siis käituvad mehhanismid, mis lükkavad võrgu kinni, kaput, terve Eesti on pime. Täpselt sama stsenaarium juhtus Hispaanias, seal oli 11 laipa. Ma mõtlen, et ma kuulen esimest korda sihukest järeldust, mis võib juhtuda, keegi pole sellest rääkinud ja ei ole mingit nõu meile andnud, et kas nad ei tea või nad ei taha meile rääkida? Loomulikult teavad. Ja miks sellest ei räägita? Ma ei tea, miks sellest räägita otseselt. Energeetikud otseselt ei ole just sellele väga nagu tähelepanu pööranud, mõtlevad pigem igapäevast asjade peale. Aga jällegi tuleb näiteks aru saada, et Eesti ja terve Baltikum on suhteliselt isoleeritud elektrivõrk. Meie kaablid Soomega ja Läti kaabel Rootsiga on alalisvoolu kaablid, mis tähendab seda, et nad ei suuda sagedust ja võrgu inertust hoida, alalisvooluga see sagedust hoida lihtsalt. Ja see tähendabki seda, et meie kogu sagedusreserv ongi siis meie kohalik ja kui see 700 megavatti tuulikud järsku peaks hakkama vale sagedusega võrku sisse andma, siis see lööb sageduse lihtsalt paigast ära ja see ongi kaput, siis on blackout ja -20 kraadise ilmaga Eestis on laibad taga. Nii lihtne see ongi, et ma ütlen neid, igasugune jutt juurde rajamisest on täiesti absurd. Reaalsus on see, et meil hakata vaja kinni panema. No vaata seda juttu, mis sa räägid, seda tulebki võimendada ja täna on üks võimalus läbi Kaguraadio, aga on ka teisi kanaleid, kus seda peab rääkima, et enam ühtegi tuulikud juurde ei tohi teha. Aga ma küsisin vahepeal päikesepatareidest, et palju meil neid on ja mis seis sellega on? Päikesepaneelidega on veel lollakam seis selles mõttes, et päikesepaneel on Eestis rajatud umbes 1200 megavatti. Siinkohal ma toon välja, et Eesti eelmine tipp oli 1600 megavatti, see aasta vist saavutati 1700 megavatti tarbimist ja kui sa nüüd kokku liidad 700 megavatti tuult ja 1200 megavatti päikest, siis sa näed, et meil on juba praegu juhitamatult üle Eesti tipptarbimise. Ehk siis 1200 plus 700 on 1900 ja kui meie senine tipp on 1700 on, siis on juba praegu rohkem. Aga päikesepaneelidega on asi veel hullem, sellepärast, et kui tuulikud nii-öelda saavutavad kasutusteguri 20%, siis päikesepaneelidel Eestis on umbes 10% ehk 2 korda halvemad. Ja see nüüd jällegi näitab seda, et 1 megavatt rajatud põlevkivi tootmist või tuumaenergia tootmist ei ole võrdväärne 1 megavatti tuuliku rajatud energiaga või 1 megavatti päikesepaneelide energiaga. Võimsusega, vabandust, mitte energiaga. Sest üks toodab sul tegelikult ainult 20% ajast, samas kui teine toodab sul 100% ajast praktiliselt. Tegelikult võiks öelda, et 1 megavatt tuumaenergiat on võrdväärne 5 megavatti tuuleenergiaga või 10 megavatti päikeseenergiaga, aga ka see ei ole aus tuumaenergia suhtes, sellepärast, et tuumaenergia on juhitav, aga päike ja tuul ei ole. Ehk siis ta toodang on tegelikult 5 korda rohkem ja see on kvaliteetne toodang, aga päikesepaneelil ja tuulel
on toodang kas 5 või 10 korda vähem ja see on rämpstoodang. Hullu vähe. Ja neid on ka, ma tean vahepeal, kui algus päiksepaneelide peal läks, siis igaüks tõi ja pani oma katuse peale. Et kui ma nüüd vaatan, siis tuule ja selle päikespaneelidega on meil pool olemas ja ei peakski mingit probleemi olema, aga ma küsin sinu käest, et kas see fikseeritud hind on tänases olukorras parim või on börs parim? Ma ausalt ei oska selle peale öelda, mina isiklikult võtaksin fikseeritud hinna. Jällegi niimoodi kindlalt ma ei oska öelda, sest ma ei oska tulevikku ette näha, ma täpselt ei tea, millised on ilmaolud, aga kui see fikseeritud hind tundub enam-vähem normaalne, siis kindlasti see võida. Nagu jaanuarikuu toodangust oli näha, et kuni 19-ndani oli enam-vähem mingit toodangut ja siis läks toodang nulli ja siis läksid hinnad lolliks. See on niisugune etteennustamise asi, aga mina isiklikult oleksin nõus selle kindluse eest natuke kas või maksma, põhimõtteliselt nii-öelda kindlustama ennast, sellega ma kasutaksin seda fikseeritud hinda. Ma ei tea, mulle tehti selgeks, et börsihind on parem, ja nüüd sain veebruari arvet makstes hinge kinni, mis mul peaaegu pool pensioni ära võttis ja vaata, et nüüd näri küüsi ei ole leiba närida, et siis ma tegin valesti. No ma kardan küll, jah. Aga nüüd selle fikseeritud hinna peale saab tagasi minna või praegust ei ole sobilik minna suvel? Sellega on täpselt see sama, et milline sul see täpne leping on, et tihti peale nad tahtsid mingeid selliseid, ma ei tea, 3-aastaseid lepinguid, kus on siis ilged trahvid lepingu ülesütlemise puhul ja nad on sellised nalju teinud ka, et kui ma õigesti mäletan, siis 22 aastal, kui samasugused hullumeelsed elektrihinnad tulid vahepeal, siis tehtigi neid kuidas öelda, nahaalseid lepinguid või tegelikult peaks olema ebaseaduslikud lepingud, kus siis olidki lepingu lõpetamistrahvid, mingid üüratu suured, ehk siis inimesed ei saanud oma lepingutest enam lahti. Et jällegi ma ei tea, kas sinu lepingus on sellised lollatud trahvid või värgid sees või mitte. Ma tean, et eelmine kord nüüd sellist lollust tegid. Ja see on jälle üks põhjus, kus ma leian, et ma olen nõus kas või pidevalt natuke rohkem maksma selle kindluse ja turvalisuse eest, et ma tean, et üks, et ma ei ole niimoodi, et mul tuleb palgatšekk ja siis seda lahti ei teegi, saadan lihtsalt elektrienergiale edasi. Ja selge. Me teeme siis väikese muusikalise pausi, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Kalju Tamme. All the
ma küsin, et miks me ei ole seda Auveret, kuhu meil on nii palju, ma ei teagi, palju siin raha on pandud, käima saanud ja ta ei toimi, et mis see häda on, et ta ei suuda korralikult töötada, kas ta on halvasti ehitatud või on mingi muud vead? No Auvere on halvasti ehitatud, nii lihtne see vastus ongi, et Auvere jaamaga on see, et ta on põhimõtteliselt prototüüpjaam, prototüüpidel on alati see, et seal on nagu insener-tehnilised vead on välja võtmata, välja tulemata veel ja sellepärast nende kvaliteet ja töökindlus on tunduvalt madalam kui tavalisel jaamal. Ja Auvere on minu teada suhteliselt prototüüpjaam ja sellepärast ta ei toimigi. Jah, vaata, tema selline hüplikkus selles tsüklis on tekitanudki ka meil selle elektritarbijatele sellise kõrge hinna. No see on suuresti sellest osa, jah. Et Auvere peaks olema nagu võimeline mingil määral korvama tuulikute poolt tehtavat rämpsu, aga kuna Auvere ise on suhteliselt rämps oma ehituskvaliteedi poolest, siis ta ei ole sellega suuresti võimeline. Et sellepärast ongi jällegi oleks vaja see, et meil oleks need baasvajadused, baastarbimine kaetud töökindlate põlevkivijaamadega ja siis meil oleks esimene nii-öelda kindlus või tagavara oleksid Auvere, teine tagavara oleks siis Soome kaablid ja siis kolmas tagavara võiks siis olla alles tuulikud, aga reaalsuses meil kasutatakse asju vahetpidi, meil pannakse baastootmine kinni ja siis pannakse nii-öelda nende tagavarade lolluste pealt pannakse asjad tööle ja siis ongi tulemus, nagu oli tulemus, et inimesed maksid oma palgad lihtsalt kõik elektriarveteks ära, et jah, või pensioni. Ja ma mõtlengi, et seda Auvere, seda hakati Eesti Vabariigi all ehitama ju. Jah, no aga sellega ongi täpselt seesama, et Auvere jaam on midagi sellist, mida Eestis ei ole nagu väga palju tehtud ja ma nii palju tean, et ta on suhteliselt prototüüpjaama tüüpi, prototüüpjaam, aga veel kord, see tehnoloogia, mis seal on mingi, ma ei tea, kateldel või turbiinidel või vee juhtimisel, ma täpselt ei tea, ausalt, ma täpselt ei tea, ma ei ole Auvere jaamas ise käinud, aga ma tean, et see ei ole standardne. Ja selle tõttu seal ongi need probleemid. Minu üks sõber, kes on energeetik, tema ütles, et näiteks vanadel põlevkivijaamadel oli igal katlal oli mitu turbiini taga, mis tähendas seda, et kui üks turbiin katki läks, siis sa ei kaotanud kohe terve katla väärtust, vaid sa kaotasid, ma ei tea, 25%. Ehk siis kui Auvere katla võimsus on 300 megavatti nii-öelda välja anda, siis kui Auveres on üks turbiin taga, sa jääd kõigist 300 ilma, aga nende vanadel jaamadel sa jääksid näiteks, ma ei tea, 75 või 60 megavattist ilma. Ehk siis see on ka, miks ta on nagu nii-öelda lollisti disainitud. Ja veel kord, et need turbiinid ise, need soojusülekanded, need juhtimised, mis seal on, ma täpselt ei tea, ma tõepoolest ei ole seal ise käinud, aga nagu ma aru sain, need on rajatud mingi Kanada firma poolt, kes ei ole varem otseselt sellist jaama ehitanud. Ja seetõttu ongi tegemist prototüüpjaamaga, mille töökvaliteet on nagu ta on. Et tavaline seda tüüpi soojuselektrijaam, selle kasutustegur peaks olema sinna 80% kanti. Auveres, kui ma õigesti mäletan, oli see 56 või midagi sinna kanti. Võib-olla ma mõne protsendiga ekin, aga ühesõnaga kolmandiku madalam on ta töökindlus, kui peaks olema. Ja ma mõtlen, et tohutu raha on ära kulutud, ma ei tea, sa tead, palju siin läinud juba? Kui 100% ma ei ole kindel, aga minu teada Auvere ehitus läks maksma umbes 600 miljonit. 600? Miljonit, jah. Krooni? Või eurot? Püha jumal. Ja ikka ei ole valmis? Ei no ta on valmis, ta on katki nii lihtsalt. Tihti katki? Jah, ta on ebatöökindel, ta on halvasti disainitud jaam ja ta jääbki selliseks, aga ta ei hakkagi kunagi korralikult tööle, et ta jääbki selliseks ligadi-logade jaamaks, sest ta ongi prototüüpjaam. Kusjuures võib kõigepealt nüüd mõelda, et Auvere maksis 600 miljonit ja on võimsust annab võrku 300 megavatti ja tuulik maksis 300 miljonit ja annab võimsust 300 megavatti. Aga isegi siinkohal see ligadi-logade Auvere jaam töötab 3 korda parema kasuteguriga kui need tuulikud. Sest nagu ma ütlesin, Auvere kasutegur on umbes 56% või midagi sinna kanti, tuulikul on see 20%. Ja 50 või 60 on ligikaudu 3 korda rohkem kui 20. Ehk siis
Auveret nii-öelda kiruda väikse tootlikkuse tõttu pole küll mõtet, kui sa samal ajal keegi tahab tuulikut kiita. Tuulik on 3 korda hullem kui Auvere ja päike on 6 korda hullem kui Auvere. Sellist teadmisi ei ole meile keegi jaganud, mida sa siin praegust jagad. Ma ei ole seda kuulnud. See ongi täpselt see sama, need on need kasutustegurid, millest nagu energeetikud kõik teavad. Me tegelikult räägime sellest, aga lihtsalt inimesed tihtipeale ei saa aru, et ei suudeta nii-öelda niisuguse piltliku võrdlusi ka välja tuua, sest see on väga lihtsasti vaadatav, kui sa lähed vaatad, kui palju on tuulevõimsusi rajatud ja kui palju nad aastas tootsid, sa saadki, et see on sinna 21% kanti ja siis sa saadki selle kasutusteguri ja kui sa vaatad siis Auvere puhul seda sama numbrit, siis sa saadki 60% kanti. Ja tuumaelektri on see 95-96% ja vanadel põlevkivi kateldel peaks see sinna 80 või 90 vahele tulema. Ja ma mõtlen, et vaata, kust informatsiooni saad raadiost ja televisioonist, et seal kirjutakse Auveret, ega mina ei tea, ma pole seal käinud, ma ei teagi, kus kohast asub. Aga seal räägitakse, näed, Auvere on kogu aeg katki ja sellepärast me olemegi hädas, aga näed, tuleb välja, et lihtsalt jäetakse osa asju rääkimata. Sellega ongi see nagu naljakas teid, nagu ma ütlesin, et hea on ju rääkida, et Auvere on katki, et jah, Auvere ei tööta, Auvere ei tooda. Okei, aga tuulikuid ei tooda 3 korda tihedamalt, kui Auvere ei tooda. Auvere vähemalt pool aega toodab. See on selles mõttes see sarnane tühja või pooltäis klaasi küsimus, et kas klaas on pool tühi või pool täis. Et Auvere puhul ongi ta seal poole peal, ta peaks olema peaaegu täis ja siis need samad inimesed, kes Auveret kiruvad, nemad kiidavad siis seda teist klaasi kõrval, mis on ainult natukene, põhja peal natukene vett. Ütlevad, et see on hea ja tore. Aga täpselt nii see ongi. Jah, ütleme seda infot nüüd teades saan ma aru, et ongi vaja tuulikuid kiita ja Auveret maha teha, et nende asjapulkadel, et nii lihtne see ongi meile ajada mingit kägu. Jah, selles mõttes, et kui inimesed natukenegi mõtleksid selle peale, et päikesepaneeli kasutustegur on 10% Eestis, tuulikul 20% ja kui Auvere, meie katkine Auvere on 60%, ja põlevkivi on tegelikult 90-80 kanti, see ei oleks tegelikult mingi küsimus, mida me tegema peaksime. Aga lihtsalt nii on paraku. Veel kord, see ongi see rohepopulism, see on populism, et lihtsalt edastame niisugust pealt näha head vale infot ilma selleta või ilma läbi mõtlemata, mis seal taga tegelikult on. Jah, nüüd lähme järgmise teema juurde, mida siis avalik ajakirjandus ja meedia on, televisioon on, et põlevkivi on olevat meid tõesti palju, aga seda ei tohi see toota, siis ta saastab õhku ja Euroopa Liidu direktiivid näevad ette, see tuleb kinni panna. Aga just see praegust tõid väga hästi välja, et põlevkivi energial töötavad põlevkivi elektrialati ja jaamad annavad 90%, ligi 90%, et selle põlevkiviga, mis meil olemas on, me saaksime endale korraliku elektri igapäevaliselt ja ka need jaamad töötavad, aga oli vaja neid turule tirida, neid tuulikuid ja neid päiksepaneele, et teatud ärimehed teeniks raha aga meie jääksime voolust ilma, et Narva elektrijaamade tahetakse üldse seisma panna. Kas selle taga on ainult üks Eesti riik või on tõesti seal Euroopa Liit ka taga? Seal taga on selles mõttes Euroopa Liit ja esiteks põlevkivijaamad, nad oleksid võimelised meile andma kindla hinnaga, usaldusväärse elektri, nad on seda võimelised tegema, pole mingi küsimus. Ja seal taga, jällegi on Euroopa Liit selles mõttes, et Euroopa Liitu viisakalt öeldes ei huvita, mis siin Eestis toimub. Nii lihtne see ongi. Et kui vaja on Eesti tankistiks lükata pukki, siis lükataksegi, kui Euroopa Liit tahab oma propagandat teha rohepopulismist, siis kui on vaja selle tõttu Eesti majandus ära rikkuda, Eesti elu ära rikkuda, siis neil on suva sellest, nii nad teevadki, nii lihtne see ongi. Et see CO2 äri, see ongi lihtsalt pettus, nii lihtne see ongi. Ja kuna Eesti on sunnitud selle pettusega nii-öelda, tegelikult ei ole isegi sunnitud sellest osa võtma, aga ta võtab sellest osa jällegi meie lollaka valitsuse tõttu, siis tulemus ongi see, et veel kord, et meie kõrged elektrihinnad ei ole tingitud
füüsilistest tootmisvõimsustest ega millestki sellisest, need on tingitud lihtsalt poliitilistest otsustest. Ja ma mõtlen, kui Eesti riik väga tahaks oma kodanike eest seista, et neil oleks iga päev valgus toas, siis ta kasutaks põlevkivi ja neid teha neid alajaamu, mis seal töötavad korralikult tänase päevani, siis ta teeks seda, sest öeldakse, ärge kasutage. Ega keegi ei tule sulle kaikaga turgapiidi andma sealt Euroopa Liidust. No jah, täpselt nii see ongi, et kui Eesti riik tahaks, kui Eesti riik hooliks Eesti inimestest, siis ta paneks põlevkivijaamad tööle, nad töötaksid, nagu annaksid kogu aeg baasvõimsus ära, meil oleks kindla hinnaga elekter ja Euroopast ei tuleks meile keegi kurikat andma sellepärast, et Eesti riigile ette nähtud CO2 kvoodid saaks ära kasutada nende samade elektrijaamade tööl hoidmiseks, mitte need lihtsalt maha parseldades. Nii lihtne see olekski. Ja ütleme... See puhas poliitilise otsuse tõttu, kuna Eesti valitsus tahab lihtsalt nahaalset ressurssi maha müüa ja siis seetõttu Eesti rahvas kannatab. Nii lihtne see ongi. Ei, ma mõtlen, et põlevkivi on maa sees meil terve selle Eesti Vabariigi elu lõpuni ja need jaamad ka töötavad ja meil ei oleks olnud mitte mingisugust vajadust, ei tuulikuid ega päikesepaneele siia rajada. Jaa, seda kindlasti. Vastab täiesti tõele. Aga lihtsalt, mida ma ütlen, ongi see, et me ei läheks isegi Euroopa Liiduga tülli, kui me otsustaksime CO2-ga nii-öelda mitte tegeleda või sest probleem ei seisne isegi mitte selles, et me CO2-ga äritseme või et me sellest CO2 piirangus oleme. Lihtsalt probleem seisneb selles, et Eesti riik müüb seda kvooti. Kui ma õigesti mäletan, siis alles, kas see oli Saksamaa, kes just ütles, et ta hakkab inimestel CO2 hinda kinni maksma. Aga jällegi tuleb aru saada, et CO2 kvoot on nii-öelda ressurss, ta on nii-öelda mitte loodusressurss, aga ta on nii-öelda mingi inimese poolt loodud ressurss, mida võib kasutada mingis koguses. Ja siis, kui see ette nähtud kogus otsa saab, siis sa pead hakkama sellest ilmselt hinda maksma ja kellelgi ostma. Ja selle asemel, et Eesti valitsus, selle asemel, et ise seda ressurssi kasutada, müüb seda ressurssi maha. Ehk siis Eesti riik saab raha selle eest, et ta seda CO2 kvooti maha müüb, aga selle asemel ta võiks seda lihtsalt anda põlevkivijaamadele kasutamiseks ja põlevkivi elektri hind oleks kohe odavam. Ehk siis, põhimõtteliselt on niimoodi, et Eesti riik müüb selle maha, mis on talle ette nähtud selleks, et ennast arendada ja siis rahvas lihtsalt maksab nüüd selle lolluse kinni. See on nii nahaalne. Ütle nüüd, kui ütleme talvel, nagu nüüd, kus tuulikud ei suuda tuult põlev käia, toimida ja päikesepaneelid on lumega kaetud, kõik need pannakse kinni ja põlevkivijaamad töötavad ja suvel vastupidi need töötavad ja põlevkivijaamad siis töötavad siuksel tasasel käigul. On mu jutt loogiline? No on loogiline, on võimalik niimoodi tööle panna. Aga miks ei panta? Seda ma ütlesingi, et see on poliitilised otsused. See on, kõigepealt tuleb aru saada, mis asi on see nii-öelda elektriturg. Elektriturg on selline asi, kus võetakse siis see tuulikuelekter ja pannakse see ka põlevkivielektriga võrdlema. Aga põlevkivielektrile pannakse siis CO2 kvoodi hind juurde. Euroopa Liit ütleb, et sinna peab see CO2 kvoot sinna nii-öelda tulema. Ja siis ongi automaatselt, nagu ma ennem ütlesin, et kui tuuliku hind on 130 megavatti keskelt läbi või 130 eurot megavatt-tund ja siis tuleb see põlevkivi 180. Ja sellest 180-st on see CO2 kvoodi hind on 80. Ja kuna meil maksustatakse käibemaksuga ka seda, siis on see 100 sellest tegelikult. Ehk siis ütleme nii, et sa lähed turule, sina ja sinu naaber mõlemad tahavad õuna müüa, aga selleks, et sina saaksid õuna müüa, pead sina turu koha eest maksma 2 korda rohkem.
ja siis sa ei saa õuna müüa sama hinnaga, mis sinu konkurent, sellepärast, et sinul on juurde kirjutatud 2 korda suurem sisendkulu ebamõistlikult. Ja probleem seisnebki sellest, et Eesti riik, see on juba nüüd Eesti riigi osa, võiks selle lisakulu sealt maha arvutada, poleks mingit probleemi, see on täiesti lubatud. Tal on ette isegi nähtud tegelikult selleks, et CO2 kvoodid. Aga selle asemel Eesti riik tahab raha riigieelarvesse saada, oma tasku toppida ja ta müüb selle CO2 kvoodi maha teistele riikidele. Ta müüb selle teistele maha. Ja selle tõttu meie enda energiahind jääb üles. Põhimõtteliselt me müüme enda odava elektri teistele ära või nii-öelda me müüme enda loa odavale elektrile, me lihtsalt müüme teistele maha. Riigivaenulik poliitika. Ja see ei ole riigivaenulik poliitika, see on rahvavaenulik poliitika. Või rahvavaenulik, jah. Jah, aga täpselt nii ongi. Ma ei ole kuulnud, et peale sinu keegi sellest räägiks. Ei, no sellest räägitakse ikka. No kurjaarides, aga nii avalikult. Ei, sellest räägitakse suhteliselt avalikult, et Eesti riik müüb CO2 kvooti. See ongi see sama CO2 kvoot, mis võimaldaks põlevkivi elektri hinna alla tuua. Kui me seda ka ise kasutaksime, siis me saaksime põlevkivi elektri hinna alla tuua, aga me ei tee seda, me müüme selle maha ja selle tõttu on meie elektri hind kõrge. Nii lihtne see ongi. Tegelikult, nagu ma aru sain, siis see CO2 selle maksustamine, kas see on bullshit, seda ei ole vaja ja mitte midagi ei juhtu. No siis tuleksid mingid tollid ja nii edasi, või ma ei tea, tegelikult midagi väga ei juhtuks nii või naa. Aga jah, aga me lihtsalt ei tee nii, me ei kasuta isegi neid võimalusi, mida me võiksime kasutada. Näiteks? Nagu ma ütlesin, me võiksime ise oma CO2 kvooti kasutada, siis me saaksime elektri hinna alla. Me ei tee seda, me müüme maha selle CO2 kvoodi. Ja siis läheb meie elektri hind kõrgeks, sest siis meie elektri hind peab ise nii öelda CO2 kvoodi tagasi ostma. Põhimõtteliselt ongi nii, riigil on ette nähtud teatud kogus CO2 kvoote. Eesti riik müüb need maha ja siis elektritootja peab need põhimõtteliselt tagasi ostma. See on jabur, aga nii see käib. Ja kus kohalt Eesti ostab elektrit veel sisse kaablitega? Soomest? No jah, Soomest küll, aga seal ei ole see CO2 hind või see CO2 kvooti määra, seal mitte midagi, seal on see on toodangu lõpphind, mida sealt ostavad. Mujalt ei osta, jah? Minu teada mitte. Aga ütle, käivad jutud, et Eestisse rajada, ütle, meil on tuulikud, meil on päikesepaneelid, meil on oma siis materjal põlevkivi, mida me saame siis väärindada läbi elektrijaamade elektriks ja nüüd me tahame veel tuumaelektrijaama, on seal mingi arukust? Tuumaenergia on ainuke päriselt tõsiselt võetav energia, mis meile pakub puhta tuleviku. Puhta ja jätkusuutliku pikaajalise tuleviku pakub ainult meie tuumaenergia. Ühtlik alternatiivi sellel ei ole. See on lihtsalt füüsikaliselt nii tuleneb selle tõttu, et tuumaenergia või tuumakütuse energiatihedus on nii suur, et seal ei ole mingit alternatiivi. Küll aga asju on võimalik teha õigesti ja asju on võimalik teha valesti. Ja see, mida Eestis tahetakse teha, see on õige asja nii valesti tegemine, nii valesti tegemine kui vähegi võimalik. Et meile tahetakse teha 200-300 megavatist prototüüpjaama, prototüüpreaktoriga jaama. See on täpselt see sama asi, et kui me nüüd vaatame ja mõtleme Auvere peale, nagu ma ütlesin, Auvere on ka prototüüpjaam, kas me tahame siin samasuguseid prototüüp tuumareaktoreid? Mina isiklikult ei arva, et see kõige mõistlikum lähenemine oleks, aga okei. Aga siis veel teine asi, et tegemist oleks siis väikse moodulreaktoriga, mis tegelikult ei olegi nii väike, sest on 300 megavatti Auvere, siis seda üritatakse meile odavaks rääkida sellega, et tegemist on masstootmisreaktoriga, jällegi ei vasta tõele, sellepärast, et neid tootmisliine ei ole veel püsti pandud, mis see nii-öelda masstootmist peab tekitama. See on, nagu ma ütlesin, prototüüp. Järgmine viga on see, et meile üritatakse rääkida, et tegemist on vana või järgi proovitud tehnoloogiaga. Jällegi ei vasta tõele selles mõttes, et jah, GV-reaktor on vana tehnoloogia, aga väike mootorreaktor sisse ehitatud GV-reaktor on hoopis teine asi. Selles mõttes, et toimemehhanism on sama, jah, aga insener tehniliselt on need reaktorid täiesti erinevad.
seda ei anna võrrelda sul olemasolevate reaktoritega, nad on täiesti erinevad. Need kõik need veejahutussüsteemid, mis seal sees lähevad, pumpamissüsteemid, soojusvahetussüsteemid, hoone paigutused, reaktori paigutused, reaktori kaitsmed, reaktori geomeetria, kütuse, kangus ja nii edasi, kõik on täiesti erinevad. Et rääkida, et tegemist on järgi proovitud reaktoriga, ei vasta tõele. Et jällegi, et aga kui nüüd võrrelda millegi muuga, et kas meil on tuumaenergiat vaja, jah, meil on tuumaenergiat vaja, siis meil on vaja tulevikus ka saada head, sootat, juhitavat elektrit, aga lihtsalt antud väljendusviis ei ole minu arust kõige õigem. Või on vale. Aga kui pikk see protsess on, kui sükust, täna räägitakse, kui rääkimine teostub, kui pikk see on 10 või enam aastat? Räägitakse, et jaama ehitatakse 20 aastat. Ei ehita. Jaama ehitatakse 4-6 aastat. Okei, 4-7 aastat. On tavaline suur tuumaelektrijaam püsti. Kaua selle püsti panemiseks aega läheb? Ma ei oska öelda. Ja see ei ole küsimus, mida peaks füüsiku käest küsima või küsimus, mida peab inseneri käest küsima. See on küsimus, mida peab küsima lobbyistide ja seadusametnike käest ja nii edasi. Ehk siis, jah, tuumajaamu ehitatakse 20+ aastat ka, aga neid ehitatakse 20+ aastat mitte sellepärast, et jaama ei saaks püsti, vaid neid ehitatakse 20+ aastat sellepärast, et tuleb ajupesu, hakatakse bürokraatiat tegema, tehakse see protsess võimalikult valusaks ja piinarikkaks. Ja selle tulemus on see, et jaama ehitus venib ja igaüks, kes natuke midagi majandusest ja ärist teab seda, et kui sul on suur mitmesaja miljoni eurone projekt ja sa selle projekti lihtsalt mingi bürokraatia tõttu venima paned 10-15 aastaks, siis see projekti läheb kalliks. Sest kõik need ehitajad, alttöövõtjad, firmad ootavad, et saaks edasi teha. Ehitajad tahavad, ma ei tea, ehitada, valve on selle projektil vaja üleval hoida, betoon on vaja sinna, ma ei tea, ära tellida ja nii edasi. Ja ühe uue uuringud, mis selle 20 aasta jooksul kõik välja mõeldakse ja nii edasi, et selle tõttu on võimalik see protsess väga kalliks ajada. Reaalsus on see, et nagu ma ütlesin, tegelikult saab tuumajaama 4-7-8 aastaga püsti. Kui ei usu, võid minna otsima panna netti. Jaan jaam, esimesed 2 reaktorit panti 7 aastaga, järgmised panti 5 millegiga, 5-6 reaktor panti 4,8 aastaga ja nii edasi. Et see on täpselt see, et kui palju poliitilist propagandat või bürokraatiat sinna ette tahetakse toppida, kui palju sellele hakatakse kaikid kodaratesse loopima. Selle peale ma ei saa midagi öelda, et see sõltub jälle sellest, et kes juhib, kuidas juhib ja kas tahetakse või ei taheta. Põhimõtteliselt sama loogika nagu Eestis on, ma ei tea, Tallinn-Tartu 4-realise raudtee maantee ehitamisega, et tegelikult see projekt oleks võinud meil ammu, ma ei tea, 10-15 aastat tagasi valmis olla, aga kuna mingi Juha Part ja teised poliitikud ei suuda umbes otsustada, kes läheb seal lõpuks seda linti läbi lõikama, siis seetõttu ei saa maanteed ehitada. Tuumajaam on sama asi. Ei, ma mõtlen, et tuulikud meil on, päikesepaneelid on, Auvere on ja Narvas on ka põlevkivi peal töötavad elektrijaamad, et voolu, nii paljud me võime teda müüma hakata ja veel Soomes ka toome juurde, et kuskil midagi viltu ei ole läinud, et nüüd tahan veel tuumajaama ka ehitada. Ei, aga selles mõttes on ju viltu läinud, nagu ma ütlesin, nominaalvõimsused ei ole samad asjad. Et meil on 1900 megavatti nominaalvõimsust juhitamatut, mis tähendab seda, et meil tegelikult seda ei ole. Kuna meil pole sellele piisavalt pikaajalist salvestusvõimekust. Meil on prototüüp jaam Auvere, mis on prototüüp ja mis on katki. Ja siis on meil põlevkivi, mida me ei kasuta sellepärast, et me rohepopulist suretab selle välja. Ehk siis sellepärast me üldse tuumaelektrit räägimegi, et nagu on vaja midagi, mis toimib. Et jah, meil on paberi peal meil on tuult ja päikest ja nii edasi, reaalsuses ei ole. Sest reaalsuses need ei ole usaldusväärsed allikad, ehk siis vahet pole palju neid on, kui seda lihtsalt ei ole,
see ongi täpselt see sama vahe, mis nagu öeldakse, et Eesti ametnikud elavad Exceli tabelites, et Exceli tabelis võib seda sul olla, aga reaalsuses ta ei tooda ja seetõttu ongi tuumaelektrit vaja. Ja kuna me ise oma põlevkivi ära tapame Euroopa rohekvootidega, rohepopulismiga, siis meil ei ole seda ka. Ja kuna me nii lollid olime selle Rämps Auvere prototüübi siia rajasime, siis see ka ei tööta pool ajast. Pool ajast töötab, pool ajast ei tööta. Aga mis see aatomelektri maksma võiks minna? Jällegi kõik oleneb sellest, kuidas bürokraatia seal taga olemas hakkab olema. Et kui see oleks nagu mõistliku hinnaga, ehk siis kui bürokraatid ei hakkaks seal nagu asju ära hävitama, ei paneks vaid 15 aastat seda asja seisma, siis ma kujutan ette, et selline 600 megavatine või 800 megavatine jaam võiks maksta sinna miljardi kanti. Selle peab ehitamist osast Euroopa Liidu rahadega ka. Ei, see oleks riigi rahadest. Kõik puhast riigi rahadega. Ja, mina arvan, et see võiks olla niimoodi, et 51% riigi osalus ja siis 49% näiteks eraettevõtlus. Et siis tuleks enamus riigi ettevõtlus, siis tuleks riigi alla kuuluv ikkagi ja eraettevõtlus aitaks seda kompenseerida ja siis selle tulemusena olekski meil töötav jaam, mis põhimõtteliselt kataks kõik meie probleemid ära. Aga see on jällegi täpselt see sama, et kui sellel hakatakse kaiket kodaratusse loopima ja esialgse, 5, 6, 7 aastase ehitusaja asemel venitatakse see ehitusaeg sul 25 aasta peale, siis me räägime hoopis teistest numbritest, siis me räägime, 4-5 miljardist võib-olla. Ütle siia saate lõpetuseks midagi olulist meie tänasest elektri kasutamist ja olemisest ja tegemistest. Kõige tähtsam olulisem ongi see, et jaanuarikuu kõrged elektrihinnad olid puhtalt ametnike ja poliitikute otsuste tõttu, mitte päriselt elektrivõrgu tootmise tõttu või elektrivõrgu võimekuse tõttu. Need olid puhtalt ametnike poliitilised otsused. See, et me rikkusime baastootmised ära sellega, et me olime seal pidevalt turul, ehk lasime tuulikutel baastootmised kinni panna ja see, et me ei kompenseerinud CO2 kvooti, nende kahe tulemusena oli elektriarve teil vähemalt 3 korda kõrgem, kui oleks võinud olla. Selge. Kuule, aitäh sulle, väga hea selgitav saade sinu poolt ja suured tänud loodame edaspidigi rääkida, et kui ühes korras rääkimisest ei piisa, mina siin natukene teada, aga kindlasti paljud ei saanud. Aga aitäh sulle ja ilusat päeva jätku. Ikka, nägemist. See oli Toomas Pauri autorisaade, elektris peab rääkima ja täna saime väga hea info selle kohta, need kõik head teile, head raadiokuulajad. Toomas Pauri autorisaade.